Kaitsetööstuspargi sünnikohtadeks oli riigil välja kaardistatud 4 piirkonda üle terve Mandri-Eesti. Eelistatuimaks kujunes Pärnu 1 nimekandev ala. Tegu on Pärnu linnast mõnekümne kilomeetri kaugusel asuva veidi üle 200 hektarilise paigaga Ermistu külas. Otsuse kasuks rääkisid lokatsiooni suurus, kus toota ja vajadusel laieneda. Teiseks on ka oluline see, et ta riigikaitseliselt on sobiv asukoht, mis tähendab seda, et on piisavalt kaugel idapiirist ja sõjalise konflikti korral vastase kaudtule süsteemide mõjuulatusest. Riik plaanib lõplikus asukohas ehitada territooriumile baastaristu ehk näiteks ligipääsuteed, veevärgi või katseplatsid. Selleks on ette nähtud 50 miljonit eurot. Seejärel tehakse valikpakkumise kaudu selgeks kaitsetööstuse ettevõtted, mis ehitavad ise ka tootmisrajatised. Firmasid võiks olla vähemalt 5. Neist võiks olla vähemalt 3 suure lõhkaine kogusega ettevõtted, kes käitleksid rohkem kui 50 tonni lõhkainet. Ka riigi poolt kavandatav lõhkaine tehas võiks olla selles pargis. Samas regioonis oli pilk peale pandud samuti Audru kandile, kuid see välistati täielikult, sest tööstuse keskkonnamõjud oleksid liiga suured ning neid leevendada pole võimalik. Varuvariantidena jäid tõsisema optsioonina lauale Põhja-Kiviõli ja järgmistena Aidu ning Piirsalu, kus lahingmoona tootmine toimuks vähendatud ja piiratud mahus. Nii et kui peaks olema siis täiendav huvi kaitsetööstuse poole pealt või ka kohalike omavalitsuste poole pealt, siis on võimalik ka tulevikus neid alasid põhimõtteliselt kasutada. Me jätame nad nii-öelda ootele. Lääne-Nigula vallas oleva Piirsalu osas on kohalikud märku andnud, et sooviksid omal käel kaitsetööstust koduõuele tuua küll. Selleks on astutud ka reaalseid samme. Kaitseministeerium on ideed kiitnud, praegu vältab investorite ning huvituvate ettevõtete otsimine. Ministeeriumi poolt appituleku osas ei öeldud, et see oligi see positiivne sõnum. Kindlasti ei ole omavalitsustel täna mingisugused kolossaalseid ressursse nii-öelda rahalised osas, aga läbiviidavad menetlused. Igasuguse ettevõtluse alustamine, seal on väga oluline argument on see, et kuidas vastu võetakse, kuidas dokumentatsioon aetakse, sest et ma eeldan, et iga investori huvi on hakata asi käima panna, et see hakkaks tootma. Meie poolt on olemas valmis olev. Piirsallu mahuks kuni 3 kaitsetööstuse ettevõtet. Nende osas loodetakse paremat aimu saada tulevate kuude jooksul. Võimalike kosilastega on juba esimene kirjavahetus tekkinud. Olgugi, et Piirsalu oli kõikidest aladest väikseim, nähakse paigas siiski potentsiaali. Ala plussid on kindlasti asukoht, et arvestades Ämari lennuväli, Paldiski lähedus, Lintsi laod, ühesõnaga siin on kaitseobjekte küll ja muidugi kõige põhilisem on see, et ala ise on ju endine sõjaväebaasi ala ja seal toimuvad ju ka praegu teatud õppuselaadsed asjad ja lasketiir on ju täiesti kasutuses, ehk siis see ei ole lihtsalt mingi nii-öelda metsatukku, vaid selline sihipärane kasutus seal ju tegelikult käib. Eriplaneeringu kehtestamine on kavandatud augusti lõppu. Sellele eelneb mitu avalikku aruteluvooru rahvaga. Päris tootmistöö võiks käimas olla 2027. aastal.